Aloha kõigile teisel pool ekraani, minu nimi on Kristara Laksmi-Titton ja ma olen Aura transformatsiooni maaletooja Eestisse. Ja peale selle teen veel palju erinevaid teisi asju ka, aga täna selle video fookusesse toongi just Aura transformatsiooni. Hiljuti tegin ma just blogi teemal Aura transformatsioon või mitte, see on küsimus ja ma panen siia alla ka selle lingi, et sa saad sellega uuesti üle lugeda. Kuid ma tean, et tänases kiires elutempos ei ole paljudel inimestel aega nii pikki blogi postitusi lugeda. Seepärast teengi selle video, et siis sina kiire inimene saaksid selle kas või jutuna jooksma panna ja kuulda ära siis, mis mul öelda on ja seejärel siis teha oma otsused. Ja alustada tahaks sellest, et mul on 22-aastane poeg, kes aastaid tagasi oli väga raskes olukorras oma elus ja tol hetkel siis mina ise olin juba siis päris palju aastaid olnud transformeeritud, mistõttu see protsess temaga koos siis läbi käia oli kordi lihtsam. Ja see oli just seetõttu lihtsam, et kuna minu poeg on uue aja energiates sündinud siis indigo lapsena, siis olles ise ka siis uues energias, ma teadsin täpselt, kas ja kuidas oma siis poega aidata ja sellest raskest olukorrast välja saada. Ja tänaseks päevaks on ta siis täielikult rahul iseenda eluga, kui ta siis selle raskel hetkel katkestas nii-öelda siis koolitee, siis saime uuesti nii-öelda rajale, et läks tagasi kooli ja hakkas toimetama siis oma erinevate asjadega, nii et tänasel päeval siis õpib logistikat, teeb oma siis unistuste tööd ja lisaks siis on väga lahedas, toredas ka suhtes. Nii et selle koha pealt on temaga nagu väga hästi korras. Ja kui sinul on nüüd samamoodi uue ja lapsed peres ja võib-olla on raske natuke nendest aru saada, siis Aura transformatsioon on üks asi, siis, mis võiks sind aidata. Ja kui sa oled sündinud aastatel siis enne 1987. aastat, siis tasuks kaaluda Aura transformatsiooni. Kui sa oled sündinud 87–95, siis on sul üsna tõenäoliselt võib-olla veel vaja aura justeerimist. Ja kui sa oled sündinud 95 kuni siis praeguse hetkeni, ainus, mis sul võib vaja minna, on aura tasakaalustus ja see on ka selline, et üsna tõenäoliselt väga pole vaja. Ja nüüd meie, kes me oleme sündinud siis vanas energias, vikerkaare auras, 7 tšakraga, hästi palju kihte, hästi palju manuaalseid protsesse, mida peab kogu aeg siis hoidma ja nii-öelda siis töösse lükkama. Meil on siis üks võimalus siis kaasajastada oma aura, tulles aura transformatsioonile. Aura transformatsiooni taga on selline lahe naine, kelle nimi on Anni Sennov. Kahjuks ta nüüd just hiljuti suri luuüdivähki, kuid ta tegi väga korraliku nii-öelda siis oma pärandi mahajätmise töö, on kirjutanud üle 30 raamatu ja üle maailma on töös väga palju siis aura mediaatoreid, kes siis tema tehnikat nii-öelda siis edasi aitavad kanda. Ja mina tegin oma transformatsiooni ära aastal siis 2007 Norras, olin esimene transformeeritud terves Eestis ja olin ka siis see, kes nii-öelda siis aura transformatsiooni Eestisse tõi samal aastal ja hakkasin siis ka aura mediaatorina tööle. Kui sa tuled aura transformatsioonile, siis esimene asi, me kindlasti vaatame üle, kas sa oled ikkagi valmis selleks, on teatud vastunäidustused nagu siis alkoholi, üleliigne tarbimine, narkootikumid või muud siis antidepressandid näiteks, et need tõesti peavad olema ennem maas, kui see protsess läbi teha. Ja sa viskad pikali, mina võtan sinu jalgadest kinni ja hakkan siis vaatama energiaid, kõigepealt siis käime läbi, puhastame sinu 7 tšakrat ja mis veel vaja on puhastada. Sageli on ka võib-olla kuskile energia kinni jäänud ja tuleb siis energia sealt nii-öelda siis tagasi koju tuua, enne kui siis lahustada need vanad kihid ja siis hakkame korjama kokku sinu vaimenergiat, mis vanas energias tavaliselt on kuskil ei tea kus ja sellega seoses siis
nii-öelda hakkame teda tagasi koju kutsuma ja transformatsiooni ajal siis mingi osa sinu vaimenergiast juba nii-öelda siis liigub sisse ja mingi osa siis energiast jääb nii-öelda siis aura välja ootama siis oma aega, et kui see aeg on käes, et siis toimetab sellega edasi vastavalt sinu siis tempole, energiatele, kehale, vaimule, meelele. Ja ülejäänud protsess siis näeb välja nii, et kui vaimenergia on siis paigas ja tuleb siis nii-öelda ümber sulle uus kaitsekeha, vanas energiasse kaitsekeha võib-olla oli ainult väikene nii-öelda siis nii-öelda kehast siin natukene eemal ja nüüd siis põhimõtteliselt ta võib olla kuskil isegi nii palju või isegi rohkem, olenevalt siis inimesega siis karmast, sellest tarmast ja eluväest ja karismast ja siis kui see on paigas, siis järgmisena tuleb imeliselt siis teha ja kokku aidata siis sulanduda meie siis mees- ja naisenergiatel, mis vanas energias ka on selline, astuvad sageli üksteise varvastele. Ja seejärel siis 4 elementi läbi käia, tuli, vesi, maa, õhk, mis uues energias hakkavad olema siis väga olulisel kohal selleks, et hakata siis looma oma unistuste elu siis sinu tingimustel. Ja kui see protsess on siis läbi tehtud, tavaliselt keskmiselt võtab kuskil 2 tundi Eesti tingimustes, kuna Eesti inimene, kui ta juba minu juurde jõuab, on nii palju eeltööd ära teinud, et minul on nagu väga-väga harva olnud mingisuguseid 3-4 tunnilisi transformatsioone. Ja kui see on tehtud, siis mingi aja pärast inimene ise võib kontakti võtta, et kuule Kristal, nüüd mul oleks vaja aura tasakaalustust. See on nagu siis põhimõtteliselt auto hooldus, et peale teatud siis läbisõitu tuleb vaadata, et siis kas kõik asjad on siis korras, kas mida on vaja siis muuta või suunata või muundada. Ja ajaga see jääb järjest vähemaks, sest ajaga sinu enda vaimenergia tuleb järjest sissepoole ja sul saab olema siis nii-öelda oma teadlikkus ja oma tarkus, kuidas siis seda teed juhtida täielikult nagu siis omal käel. Aga algusaastatel võib seda välist abi üsna palju vaja minna. Ja mina algusaastatel tegin tasakaalustustel, käisin siis vähemalt 1-2 korda aastas ja mul oli see eriti vajalik, sest tegeledes inimestega ka mingid asjad võivad kinni joosta, et siis väljaspoolt nii-öelda siis saada ka seda nagu siis väikest infot, et on nagu siis hea moodus. Ja väga siis, kui ma alustasin selle tehnikaga, siis ma mäletan, et keegi ütles mulle just, et jaa, et tead, et kõige lihtsam ongi see, et hakkad tegema seda, mis meeldib ja saadki selle eest palka ka ja minu peas oli nagu täielikult konfliktis, et mis mõttes, et see ei saa olla nii lihtne, et ma olen ju Eestis üles kasvanud, siin on ju räägitud, et läbi higi, valu, vere tuleb kannatada, tuleb raskustest läbi käia ja siis võib-olla saad mingi medali või aitäh, on ju, võib-olla tuleb isegi armastus, kui hästi läheb ja kui sellise mõtlemise ja loomisega siis minna, siis loomulikult me loomegi seda selliselt. Ja peale transformatsiooni need asjad hakkasid minema mul nagu siis kiiremini, lihtsamalt, olin õigel ajal õiges kohas, õigete inimestega ja hakkasin nii-öelda siis toimetama väga palju uusi asju, tuli minu ellu uusi inimesi ja võtame siis ka näiteks eluülesande, mis uues energias siis peale transformatsiooni tõuseb esikohale. Nende viimase 12 aasta jooksul olen siis avastanud 4-5 uut talenti iseendal, mida ma üldse ei teadnudki, et mul olemas on. Ja nüüd harrastan siis kõiki neid mitmel tasandil, et selline väga-väga nauditav elu. Ja lisaks siis suutsin ka lõpuks leida üles terve siis planeedi 7 miljardi inimese hulgas siis ka oma kaksikvaimu ja elame temaga koos, loome koos, oleme abielus, õnnelikus abielus ja avardume ja kasvame ja toimetame koos. Et need on siis 2 asja, eluülesanne ja kaksikvaim peale siis transformatsiooni lähevad nagu esikohale. Ja teine asi, mis ma siis selles blogis siin kirjutasin, et tekib nagu selline katseõnnestumiselu, mis tähendab seda, et ma katsetan midagi ja isegi kui mul ei õnnestu, ma olen ikkagi õnnestunud, siis ma olen aru saanud, et mingi asi siis toimib mingil moel ja mingi asi ei toimi mingil moel, ehk siis loon sellele vastavalt siis selle uue reaalsuse, mida ma siis valin.
ja tõesti on võimalus teha tööd, mis mulle meeldib, selliselt, kuidas mulle meeldib ja kas meeldib ja küsida selle eest väärilist palka. See on nüüd otseses seoses ka eneseväärtusega, et kui eneseväärtus paigas ei ole, ei saa seda nii-öelda siis väärtust küsida, nii et ta on nii-öelda paigas ja seal võib tekkida konflikt. Aga see ka nüüd uues energias, vaimenergia hakkab siis suunama, toetama, et see nii-öelda siis saaks paika ajaga. Ja põhimõtteliselt, mis siis sageli inimestel muutub peale transformatsiooni, seksuaalsuse teemad, kui need on kinni olnud, hakkavad nii-öelda logisema paika, kui on suhted paigast ära või ei ole õige inimesega koos, siis seal tekivad muutused. Kui tervis on nii-öelda siis vajab nii-öelda muundumist või värskendust, siis võib-olla alguses võib natukene mingeid asju seal puhastama hakata, mis sa oled kuskil ära surunud ja siis hakkavad need asjad nii-öelda siis minema õiges voolus jälle edasi. Ja elu ülesanne, nagu ütlesin, tuleb siis üles need erinevad võimalused ja kuidas ja kas siis toimetada. Ja seejärel siis loomulikult hakkab ka küllus ilusti voolama teistmoodi siis kui varem ja need külluse mustrid tuleb samamoodi siis enda sees ja peas nii-öelda siis läbi toimetada. Oluline on siis tõesti ka teada, et tagasiteed ei ole, et kui sa oled transformatsiooni ära teinud, siis tagasiteed ei ole. Ja see toob meie juurde ka inimesed, kes siis natuke võib-olla on valmis rohkem vastutama ja ka ise panustama ja toimetama, et ei ole nii, et tuled, inimene võtab sul siis jalad kätte ja see aura mediaator on siis sinu imetablett, et ei ole, sina ise oled iseenda imetablett. Aura transformaator või aura mediaator on siis see, kes tegelikult paneb nii-öelda siis selle programmi tööle sellel hetkel, vaatab, et kõik ilusti läheb, et ma ise kutsun seda nagu pesumasina programmiks, et siis vaatad, et kas on eelpesu, põhipesu, loputus ja pärast tuleb siis nii-öelda uus inimene uue kuuega välja ja olen olemas siis, et kontrollida, et kõik nagu ilusti jookseb. Ja lahe on ka see, et kui sa teed lood käkki, siis pead vastutama ise ja kui sa lood ka midagi sellist head, siis ka see hea käkk on sinu vastutada, nii et selles mõttes nii hea kui halb siis käib nii-öelda sinu käest läbi ja on oluline seda siis nii-öelda meeles hoida. Ja nüüd ma panen siia alla selle lingi, saate seda vaadata, mõne sõnaga siis võin ka öelda, et tõesti aura transformatsioon on siis neile, kes on valmis 100% muutuma ja kogu aeg, iseendaga tegelema 24/7 ja laskma lahti vanast, mis sind enam ei tee nii kiiremini kui muidu, et näiteks inimesed ka, kellel on olnud kas rasked abielulahutused või ma ei tea, keegi on ära surnud, siis sealt edasi liikumine läheb kiiremini. Valmis elama suuremat unistuste elu, valmis elama inimestega, kes sind armastavad, keda sina armastad, leidma oma hõimu või oma inimesi ja muud asjad siis lugege sealt nii-öelda siis sellest videost järgi. Nii et siis, või sellest blogist järgi, et seal on siis rohkem neid põhjuseid siis, miks oleks hea seda transformatsiooni teha. Ja põhimõtteliselt, kui sa oled valmis välja astuma sellest Tammsaare mustrist, et oled künnihobune kogu aeg ja nii-öelda siis silmaklappidega muudkui aga künnad ja nii-öelda siis ühes suunas liigud, et oled valmis sellest välja astuma, elama oma elu targalt, iseenda elu ja unistusi ise hakkama looma ja juhtima, siis aura transformatsioon on sulle ja ma olen veel Eestis siis natukene aega, mõned ajad on veel saadaval, et kui sa soovid siis tulla ja see kiiresti ära teha, siis anna märku. Ja minu juures see seanss on natukene kallim kui teiste juures, üks põhjustest on siis tõesti, et ma olen selle maaletooja, seda kõige rohkem teinud seda ka rahvusvaheliselt, kogu aeg ennast ka täiendanud ja igal moel siis annan endast parima ja see tõesti on seda väärt, et siin nii-öelda see on iseendasse investeering ja kui see sulle sobib, anna teada, paneme paika ja saame veel siis sinu ka uude energiasse üle nii-öelda siis transformeerida, nii et saad alustada siis oma uut sügist ja uut siis ringi uuel moel, uue hoo ja uue nii-öelda siis voolamisega. Nii et kõike paremat ja kohtumiseni siis loodetavasti varbad pihus. Aloha, mahalo!